Tere! Hea meel, et oled leidnud tee Tallinna Kristliku Mosaiik-koguduse teenistusele. Mina olen Edvard ja mu kõrval on Priidik ning alustame tänast teenistuste ülistusega. Esimene lugu, millega me Jumalat täna ülistame, on üks lugu, mille ma kirjutasin umbes aasta aega tagasi. Selle sisu on lihtne, aga oluline. Tihtipeale me komistame elus, teeme valesid valikuid, otsime Jumalat liiga vähe, aga sellegi poolest Jumal on ustav. Ta kuuleb meie palveid, aitab meid üles tõstada, kui me langeme. Ja mis kõige tähtsam, Jumal armastab sind. Sa lohutad ja hoiad mind teel. Tahan tunda su puudutust veel. Su arm on toonud mind siia, kuid sa ei lase minust lahti iia. Lahti iia, kuid sa ei lase minust lahti iia. Kuigi mu süda on isekalt kange, sa kuuled, kui hüüan ma sind. Sa tõstad mind üles, kui ka langen, sest sa armastad mind. Kuigi mu süda on isekalt kange, sa kuuled, kui hüüan ma sind. Sa tõstad mind üles, kui ka langen, sest sa armastad mind. Armastad mind, sest sa armastad mind. Ma langen, kui süda on murtud. Sinu ees olen tunde ma kurtnud. Tunnen häbi, et otsin sind vähe, kuid sa ei lükka mind tagasi eal. Tagasi eal, kuid sa ei lükka mind tagasi eal. Tagasi eal. Kuigi mu süda on isekalt kange, sa kuuled, kui hüüan ma sind. Tõstad mind üles, kui ka langen, sest sa armastad mind. Kuigi mu süda on isekalt kange, sa kuuled, kui hüüan ma sind. Tõstad mind üles, kui ka langen, sest sa armastad mind. Armastad mind, sest sa armastad mind. Armastad mind. Kõik müürid mu hinges lammuta, et saaksin hingata. Täida see paik püha vaimuga, et kõik ahelad nüüd langeksid taas. Kõik müürid mu hinges lammuta, et saaksin hingata. Täida see paik püha vaimuga, et kõik ahelad nüüd langeksid taas. Kõik ahelad nüüd langeksid taas. Kuigi mu süda on isekalt kange, sa kuuled, kui hüüan ma sind. Tõstad
tõstad mind üles, kui ka langen, sest sa armastad mind, kuigi mu süda on isekalt kange. Sa kuuled, kui hüüa ma sind, tõstad mind üles, kui ka langen, sest sa armastad mind, armastad mind, sest sa armastad mind, armastad mind. Jumal, sa oled meiega. Palun, et siin ülistus jõuaks täna inimestele. Oled Jumal selles linnas, oled kuningas sel rahval, oled Issand sellel maal, vaid sa. Oled pimeduses valgus, oled hüljatud lootus, oled rahutute rahu, vaid sa. Oled Jumal selles linnas, oled kuningas sel rahval, oled Issand sellel maal, vaid sa. Oled pimeduses valgus, oled hüljatute lootus, oled rahutute rahu, vaid sa. Ainus Jumal, vaid sa. Ainus Jumal, vaid sa. Võimsam kõik on alles ees, palju tööd on teha veel selles linnas. Võimsam kõik on alles ees, palju tööd on teha veel selles linnas. Oled Jumal selles linnas, oled kuningas sel rahval, oled Issand sellel maal, vaid sa. Oled pimeduses valgus, oled hüljatute lootus, oled rahutute rahu, vaid sa. Ainus Jumal, vaid sa. Ainus Jumal, vaid sa. Võimsam kõik on alles ees, palju tööd on teha veel selles linnas. Võimsam kõik on alles ees, palju tööd on teha veel. Ainus Jumal, vaid sa. Ainus Jumal, vaid sa. Ainus Jumal, vaid sa. Ainus Jumal, vaid sa. Võimsam kõik on alles ees,
palju tööd on teha veel selles linnas. Võimsam kõik on alles ees, palju tööd on teha veel selles linnas. Võimsam kõik on alles ees, palju tööd on teha veel selles linnas. Võimsam kõik on alles ees, palju tööd on teha veel selles linnas. ...45. päev. Tallinn, 2020 vist. Kes seda enam mäletab? Eriline on, seda me teame. Igal juhul me tahame tervitada teid kõiki, kes te täna vaatate, Mosaiikkoguduse Jumalateenistuse ülekannet. Aitäh teile selle toetuse eest. Aga me tahame ka teid täna toetada ja teie peale mõelda või vähemalt kaamera eest teid avalikult ära mainida. Esmalt kõik mudilased, kes ei saa praegu mänguväljakutel käia ja kõik täiskasvanud, kes ei saa praegu mänguväljakutel käia Facebooki scrollimas. Ja kõik noored, kes ei saa koolis käia, eriti need, kellel ei õnnestu eksamit teha. Ja kõik kinokurud, kes ei suuda oma staatust hoida, mis sellest üldse saab? Kõik vaevatud, kes ei saa pruuniks, 2. juuniks. Kõik inimesed, kes ei saa juuksuris või hapemeajaja juures käia. Või kes leidsid lihtsalt ettekäände, et mitte seda teha ja mitte kasida. Aga igal juhul on kohutav olukord, sest tõenäoliselt ei tunne sõbrad enam sõpru ära. Kes see veel on? Sa olid enne nii normaalne. Ja kõik inimesed, kes ei kuula valitseja lihtsat nõuannet,
püsige kodus. Päriselt ka, kus te olete? Me ootame sind. Ei, mitte meie, mitte ainult meie. Jumal ootab sind koju. Ta ootab sind tagasi. Ja tänase teenistuse teemaks on tule koju. Sest meie siiras igatsus on, et pärast tänast vähemalt üks inimene pöörduks tagasi. Me nii ootame seda. Ma julgustan kõiki, kes me ülekannet vaatavad, kirjutama Facebooki kommentaaridesse. Suhelge seal. Kirjutage, mis teie südamel on. Küsige küsimusi. Isegi kui kõik ette ei loeta, siis teised näevad. Ja vaadake lastetundi. Lapsed, kes te olete vanematega kaasas, aga mõtlete, et see on küll praegu päris iga, mis siin toimus. Teie jaoks on ette valmistatud eraldi lastetund ja see link on olemas ka siin kommentaarides. Kellel ei ole Facebooki, ma ei tea, kuidas te ülekannet, siis näete, kuidagi ikka näete. Igal juhul Mosaikkoguduse YouTube'i lehel on see link leitav. Te saate lastetundi vaadata. Kasutage kindlasti seda võimalust. Aga nüüd loeme koos vahest kõige kuulsama koju tagasi pöördumise narratiivi piiblist. See lugu on kirjas ühes 3 synoptilisest evangeeliumist, mille autoriks on Luukase nimeline Kreeka arst. Ta oli apostel Pauluse reisikaaslane. Tõenäoliselt kirjutas Luukas evangeeliumi ja ka apostlite tegude raamatu pühendusega kõigile kristlastele. Nimelt Teofiiluse nimi, kellele jutustus pühendatud on, tähendab tõlkes Jumala armastajat. Kirjutati raamatut millalgi ajavahemikus 60–80 peale Kristust. Nimetatud lugu on Jeesuse mõistujutt isast ja 2 pojast. Kuulake tähelepanelikult, sest pärast lugemist küsin mõned küsimused teksti kohta. Niisiis loen Luuka evangeeliumi 15. peatükist, salmid 11–32. Tähendamissõna kadunud pojast. Jeesus ütles, ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealtmaa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei andnud talle. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neile leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja leitud ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuumvasika, sest ta on saanud tagasi ja ma täies tervises. Ent tema vihastasega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palus teda. Tema aga vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega.
Aga kui see su poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuumvasika. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. See on Jumala sõna. Nüüd küsimused. Kuidas jaotas isa varanduse? Kelle juurde poeg maabus kostile, kuigi jäi seal nälga? Mis esemed kinkis isa tagasi pöördunud pojale? Mis tehti kohe pärast poja tagasi tulekut? Meil on eriolukord, pole aega pikalt oodata. Ma vastan ise ära. Ilmselt jagas isa varanduse võrdsetes osades, kuigi see oli vägagi suur vastutulek mitmel põhjusel. Esiteks, tavapäraselt jagati pärand alles pärast isas surma. Noormees nõudis oma isa enda osa kohe, mis oli ju eriline solvang. Teiseks, pärijaks olid esmajoones vanimad pojad, kes pärisid tavaliselt enamik oma perevarast ning hiljem said pere peaks. Oluline on aga meeles pidada, et patriarhil ehk siis isal oli õigus valida, kes ja millal pärijateks peavad saama. Pärast varanduse raiskamist pidi poeg töötama võõramaalase juures seakarjusena. Õige vastus. Sead olid juutide jaoks, aga kes poeg siis sünnilt oli? Roojased loomad. Seega oli selline saatus, tema jaoks ülim alandus. Seda enam, et isegi sigade käest ei saanud poeg enam mitte midagi. Tagasi jõudes sai poeg kingiks oma isalt kalli kuue, sõrmuse ja jalatsid. Uute riiete andmine on lunastuse sümbol. Vanasti oli uhke kuupka märgiks, kellest peab järgmine suguvõsa juht saama. Meenutagem näiteks Joosepi ja ta vendade lugu. Sõrmus, mille isa pojal annab, on perekonna pitser sõrmus. Meelevallavärk, millega saab perekonda kuulumist tõendada. Viimaks jalatsid, mis on erilise au osutamine. Poeg ei pea enam käima paljajalu, nagu orjad seda sel ajal tegid. Ja pärast tagasitulekut oli pidu. Pidusöök tähistab surnu uuesti sündi. Mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks, ütles isa. See on ka sümbol Kristuse tulevase ülestõusmise kohta. Rääkis Jeesus seda lugu ju alles siis, kui ta veel elas ehk enne oma surma. Ülestõusmispühad. Isa lasi valmistada nuummasika ja korraldas suure peo. Nuummasikas oli söögiks kasvatatud loom, aga need valmistati vaid väga eriliste sündmuste puhul. Võib-olla ainult mõnikord aastas. Poja tagasitulek oli isa jaoks üks selline sündmus. Ühtlasi ohverdati see loom ka patulunastuseks Jumalale, sest ilma ohvrita ei ole patu andestust. Aga meie kõigi inimkonna jaoks on suurim ja lõplik ohver juba toodud. Jeesus Kristus suri ja tõusis üles meie igaühe eest. Niisiis, üks poegadest nõudis isalt kätte oma päranduse ja elas raiskavat elu, teine aga jäi isa juurde ja tegi rasket tööd. Kui elupõletajast vend lõpuks oma viga mõistis, tuli ta isa juurde tagasi, see rõõmustas vastuvõttist ja koguni peo korraldas. Selle asemel, et venna tagasitulekut tähistada, oli koju jäänud poeg nüüd oma venna peale kade. Nagu me näeme, on tegu väga allegoorilise ja realistliku narratiiviga, kus on palju detaile ja nähtav karakterite areng ja see lugu seletab, et isegi kui me oleme elanud väga raiskavat ja hoolimatut elu, võtab Jumal meid rõõmuga vastu, kui tuleme tagasi tema juurde. Ja kui me oleme elanud õigesti, on see suur rõõm ka meie jaoks, kui keegi teine Jumala juurde tagasi tuleb. Millest see lugu sinu jaoks täna räägib? Oleneb, kus sa täna oled või millest sa täna ilma oled. Aga me ei ole siin täna ainult kolmekesi. Ei. Vähemalt 2 meetri kaugusel minust on 2 inimest veel. Mosaikkoguduse pastor Toomas Vardja ja üks mosaikkoguduse juhtidest,
Kätlin Tammiste. Kindlasti arvavad nemad ka midagi. Eks? Tere, mina olen siis Toomas. Tere, mina olen Kätlin. Väga põnev lugu, aitäh sulle, Siim. Minu arust oli täitsa huvitav kuulata, kuidas sa seda jagasid. Mis mõtteid sinus see tekitas? Ma jäin mõtlema sellele, et see lugu maalib ju kuidagi kodust nii sellise tähendusliku pildi ja kuidagi tekitab tunde, et kodu on paik, kus peaks alati olema nagu hea olla. Aga mis siis, kui alati ei tunne niimoodi? Et ma arvan, et praeguse eriolukorra keskel, kus me oleme juba nii pikalt kodus olnud, siis ma arvan, et mõni ootab pikki silmi seda, et saaks kodust juba piiride vahelt välja ja me tunneme ennast kuidagi järsku nii piiratuna, et kõik need tegevused, mida me varem tegime, me ei saa pooltki neid teha. Kuigi minu meelest on äge näha, kuidas mõni on praegu või vastupidi vaimustuses kodust, et ta oleks justkui soojama reisile sattunud, et tekib küsimus, et kus ta siis vahepeal elas. Aga selle loo juurde tagasi tulles, kui me vaatame selle loo algust, siis noorem poeg ei olnud vist ka eriti vaimustuses kodus elamisest, et talle tundus tõenäoliselt, et tal on puudu sellist iseseisvust ja vabadust ja ikka isa valduses elades ju kõik käib isa taktikepi järgi. Ja mulle tundub, et see selline vabaduse janu kasvas ta lihtsalt nii suureks, et ta nõudiski oma varanduse välja ja nii-öelda lahksus siis kodust. Ja kui ta ühel hetkel siis oli selle vabaduse janu kustutanud ja tegelikult ellu hakkas tulema probleemid, mida tal kodus ju kunagi ei olnud, tal tuli kätte nälg ja majanduslik kitsitkus, et alles siis ta hakkas võib-olla mõistma, kui hea paik võib olla kodu ja seda täiesti uuesti nagu väärtustama. Aga mis minu arust selle loo puhul on veel eriti huvitav, et kui me liigume korraks selle loo lõpu poole ja vaatame seda vanemat poega, et tema oli ju kõik need aastad kenasti kodus elanud ja palju tublimalt seda püsikodus korraldust nagu täitnud. Aga et ega ta ei elanud seal kodus hästi sellepärast, et tal oleks seal ka kuidagi tore olla, sest et kui me vaatame seda sõnu, mida ta tegelikult isale ütleb, siis ta ütleb ju, et kõik need aastad ma olen sind orjanud ja kuidagi täitnud sinu käske ja kuidagi see kõik viitab pigem sellele, et tema jaoks kodu oli selline kurnav ja väsitav koht, et ta ei tundnud seal ennast kuidagi vabaduses või kuidagi neid emotsioone, mis tegelikult kodu peaks meie jaoks tähendama. Et sel juhul mulle tundubki, et kui me vaatame, kuidas isa reageerib siis sellel pojal, et ta ütleb ju vastu, et poeg, sa oled alati minu juures, kõik, mis on minu, on sinu. Et kui tõesti isa seda mõtleb, siis mulle tundub, et see vanem poeg äkki ei tunnegi üldse oma isa, kes on tegelikult selle kodu peremees, et ta niimoodi arvas. Ja täiega mul tekkisid sarnased mõtted, et mul tuleb meelde see hetk, kui mina kodust ära kolisin. Ma arvan, et see oli mingi 18-19. Aga ma vahepeal ütleks, et kõik, kes meid kuulavad ülekande, minu arust on selle ülekande juures on üks lahe asi on see, et kõik saavad kaasa rääkida. Kui sa tuled koguduse teenistusele muidu, see on väga raske kaasa rääkida, aga praegult on see võimalus, nii et me arvan, et võiks seda kasutada. Nii et Andu võib-olla juba pani kommentaaridesse ühe küsimuse, nii et vastake sellele. Võimalik, et sinu vastus jõuab ka siia ekraanile, nii et kirjutage kindlasti. Aga kui ei jõua, siis pole hullu, sellepärast et teil toimub seal võib-olla omaette suhtlus, mida me ei näegi, aga mis on võib-olla veel ägedam. Aga kus ma jäin, oli see, et ma kolisin vist kodust välja, ma arvan, 18-19 ja ma mäletan, ma armastasin oma vanemaid, aga mingi hetk tekkis nii loomulik nagu tahe, ma pean siit ära saama nagu see klaustrofoobiline tunne. Meil võib-olla ei olnud väga palju ruumi või ma ei tea, mis värk oli, aga kuidagi suva ees. Ma mäletan, et see mingi talvepäev, siis ma mingi, okei, nüüd ma lähen, sest ta avanes mingisugune soodne üürikorter ja see oli soodne põhjusega, ütleme niimoodi, sest ma kütsin seda terve päev ja see ei läinud soojaks. Ja kui ma ei kütnud seda, siis see reaalselt oli 0 kraadi. Seal ei olnud nagu, et siis on 10 kraadi 12. See oli 0 nagu õues. Või kui sa tuppa tulid ja puhusid nagu õhkus, see nagu lihtsalt nägid auru. Sest et seal all ei olnud naabreid, üleval ei olnud naabreid, kõrval kõik teised korterid olid tühjad, nii et ma olin ainukene puuküttega korter. Ja siis ma mõtlesin, pekki küll, miks ma tulin siia. Kodus oli nii palju parem, aga see uhkus minna tagasi koju, kui sa oled ühe korra sealt lahkunud, nagu
uhkus on palju suurem. Ja siis ma lihtsalt olin seal, kuni üks päev see korteri omanik ütles, et nüüd nad tahavad hakata remonti tegema ja ma mingi, super, siis ma pean ju koju tagasi minema. Et see oli hea vabandus, miks minna nagu tagasi. Aga jah, ma võib-olla olekski jäänud sinna päris pikaks ajaks lihtsalt uhkuse pärast. Et tagasi koju minna on nagu väga raske. Aga jah, see kodust lahkumise tunne minust on hästi loomulik. Aga huvitavaks teada, võib-olla mõni kiirem juba suutis midagi kirjutada, mõne mõtte sellele küsimusele, mis tuli, nii et Siim, äkki sa kommenteerid? Ei, aga me julgustame teid. Küsige küsimusi ka. Me ise küsisime enda käest, mis tundega lahkusime meie kodust. Ise vastame ka. Aga küsige teie midagi. See on nii hea võimalus. Kas pole? Ma arvan, et meil ei olegi võib-olla mõtet minna siit edasi, kui meil inimesed nii passiivsed on, et võib-olla võtame ühe sükse 5-minutise pausi ja lihtsalt laseme teil kodus nagu aktiivsemaks muutuda. Üks piinlik vaikus, äkki eetri vaikus. Okei, ei pea tegema. Jah, aga liigume siis edasi, ootame jätkuvalt teie küsimusi, aga Jeesus, kui ta piiblis selle loo rääkis ja üldse tegelikult väga paljusid erinevaid lugusid, ta kasutas väga sageli metafoore, et mis sa arvad, mida see kodu võis tema jaoks tähendada või mida ta sellel silmas pidas? Ja see kindlasti see lugu ei räägi lihtsalt nagu praktiliselt kodust, et ta räägib ikkagist Jumala riigist ja sellest, kuidas see isa sümboliseerib ikkagist Jumalat, kes igatseb, et ta lapsed tuleksid tagasi koju. Ja ma arvan, et siin on oluline mõista, et Jumala süda on küll selline, et ta tahab inimestele järgi minna sinna, kus nad on ja kutsuda neid koju, aga päeva lõpus ta ikkagist igatseb neid koju enda nagu juurde, mitte lihtsalt olla seal, kus nende lapsed on, vaid ta igatseb neid oma kuningriiki. Ja minu arust see on oluline mõiste, ma ei tea, kas kaameramehed suudavad mulle järgi jalutada, ma tõusen nüüd püsti. Ma tulen, sest on üks sükene graafik, mida ma nägin, mida Dietrich Schindler tegi ja mulle jäi see väga meeldest, et see minust hästi sümboliseerib seda, mida Jumal igatseb. Ja ta joonistas 2 kuningriiki, üks kuningriik, see on minu kuningriik, ma toon siia pooleke pära, minu kuningriik, kuning, ma ei oska enam kirjutada, ma olen eetrinärvan. Okei, kuningriik. Appikene. Okei, see on Jumala kuningriik. Nii. Ja vahel, kui me mõtleme Jeesusele, siis me mõtleme, et okei, ma tahan Jeesust oma ellu vastu võtta, ma tahan teda võtta oma kuningriiki vastu. Jeesus on siin. Ja täiega mõelge kaasast, minust on see täiega silmi avardav Jeesus. Minu kuningriik on siis see, et minu elu, minu eesmärgid, minu lapsed, minu auto, minu maja, kõik siia sobib minu kuningriiki. Ma vaikselt ehitan seda. Ja siis keegi räägib mulle Jeesusest. Jeesus on üks hea isik, ta annab meile meie patud andeks ja et võta ta äkki oma ellu vastu. Ja siis, et kutsu Jeesus oma ellu elama. Kutsu Jeesus siia oma kuningriiki. Aga mul on nagu kurb teada, et Jeesus ei taha tulla sinu ellu. Vähemalt mitte selliselt, et ta ei taha tulla sinu kuningriiki lihtsalt üheks osaliseks. Ta tahab, et sina tuleksid Jumala kuningriiki. Et tule koju. Ei ole lihtsalt kutse, et võta Jeesus oma ellu vastu, et pane ta kuhugi, et pühapäeval hakkad kirikus käima. Et hakkad natukene nagu rohkem mõtlema Jumala peale, vaid ta tahab, et sina läheksid terve oma eluga Jumala kuningriiki. Kõik oma eluvaldkonnad sa annaksid Jumalale. Ja minu arust on see hästi huvitav, et see näide või see nagu graafik toob hästi välja selle, et see vanem poeg küll elas isa juures, aga tegelikult ta ei elanud isa kuningriigis. Tal oli oma kuningriik ja isa kuningriik, kuigi ta oli väga lähedal, pidi teenima teda. Ta oli kurb, et miks tema jaoks ei ole tehtud, nagu miks tema kuningriigi jaoks ei ole mingeid häid asju tehtud. Et tegelikult ei olnud kunagi isa kuningriigis, kuigi ta elas kodus. Et vahel võib-olla mõni kristlane ka, kes elab oma elu, ta arvab, et ta on Jumala kuningriigis, tegelikult ta on ainult nii-öelda nime poolest kristlane, et ta ei ole isa südame juures. Et minust see väljakutse on tulla koju, mitte lihtsalt sellepärast, et nagu, et mul on Jeesusega asjad kuidagi korras, vaid päriselt olla Jumala kuningriigis. Et see oli see pilt, nagu mis mina sain sellest loost.
ja minu meelest väga hästi illustreerib see ka, et tihti võib-olla inimestele tundubki, et kuidagi kristlus on niisugune nagu üks hobi või kuidagi ongi, et ja kui me nagu räägime sellest neile on hästi põnevil, et jah, et ma käin paar korda nädalas seal ja kuidagi siis neile tundubki, et et äge, et sul on mingi hobi, aga et noh, mulle see hobi võib-olla väga ei nagu meeldi või kuidagi, et ma ei võta seda omaks, aga ongi, et see on midagi nii palju enamat kui hobi, et nagu see esmalt ja siis kõik muu järgib, et tõesti see, et me ei võta teda enda ellu üheks väikseks osaks, vaid selleks see on kõik, on ju. Täiega. Aga nii, Siim, väga loodame, et nüüd ei ole nulliring ja sealt tuleb ikka midagi. Jaa. Super. Ootusärevusega mõni ootab. Kas õnnestub, kas läheb plaanide kohaselt? Ma ka ei tea. Aga siin on küsitud, millise tegelasega selles kirjakohas teie ennast enim samastada saate? Ma eeldan siis kadunud poja loos. Mitte terves piiblis. Jah, seal on 3 tegelast, isa, noorem poeg, vanem poeg. Ma arvan, et mingis eluetapis ma olen samastanud ennast nii vanema pojaga kui noorema pojaga, aga ma rohkem arvatavasti olen noorema pojaga ennast samastanud. Kuigi ma ei ole teinud, ma olen olnud suht terve elu kristlane, ma sain kristlaseks, kui ma olin 17, selles suhtes siis ma hakkasin isiklikult, et nüüd ma tahan oma elu nagu oma usu peale, nagu oma usuga uskuda Jumalat, mitte lihtsalt oma vanemate usuga. Ja siis ja sellest hetkest ikka, pigem ikka noorema pojaga, ma ei tea, kuidas sul on. Ma vist tunnen, et kuigi ma olen peres noorem tütar, siis ma vist siinloos samastaks ennast pigem selle vanema vennaga, et ma olen ka olnud Jumala juures väga kaua ja ütleme, et võib-olla minu elus ei ole kordagi olnud sellist perioodi, kus ma oleks olnud siuke mässumeelne või natuke trotsinud, et ma olen kogu elu püüdnud olla siuke korralik, täitnud juhiseid, aga ma arvan, et ongi olnud mingid hetked, kus need vastupidi nagu need emotsioonid keevad üle, et ma olen ju kogu aeg olnud see korralik ja täitnud kõike ja siis vaatad mõni inimene, kes on olnud võib-olla Jumalast kaugel, jõudab tagasi, järsku vaimuannid avalduvad ja järsku ta elu kuidagi läheb nii elavaks, siis mõtled, et Jumal, et ma olen ju kogu aeg kodus olnud, aga miks minu elus nagu võib-olla kõik see veel ei ole nii elavalt avaldunud, et võib-olla ma tunneks ja siinkohal nagu isegi vanema pojana ja tunneks neid samu emotsioone ja saaks aru, et võib-olla pean mina hoopis meelt parandama ja vaatama, et isa on ju tegelikult kõik mulle andnud, ta on kogu aeg olnud mu juures, võib-olla ei ole isa, mina osanud lihtsalt seda vastu võtta, et ma vist pigem tunnen siis vanema pojana ennast. See on huvitav, mul ei ole kunagi olnud, mul ei ole nagu seda efekti olnud kunagi, et mul oleks nagu kuidagi kurb meel, et kui mõni uus kristlane areneb näiteks hästi kiiresti või ei, palju mul ka ei ole kurb see. Ma just mõtlesin, et äkki sina. Okei, vaevalt. Kas keegi on veel midagi kirjutanud? No, ikka on inimesed kommenteerivad seda, kuidas nad kodust lahkusid. See on tore lugeda. Aga üks mõte oli vahepeal, et mingis mõttes oli see vanem poeg ju rohkem kadunud kui noorem poeg. Kas teil ei tundu nii? Ja see on natuke selle eriolukorraga ka seotud. Ja see küsimus, millest ma alguses aru ei saanud, et ta ongi kuidagi eriline ja maailm ilmselt muutub. See rutiin on nagu lõhutud vanema poja jaoks ka. Ja siis noorem tuli tagasi ja isa pööras nagu reeglid tagurpidi. Kas nüüd saab hakkama? Äkki olengi nüüd mina kadunud? See on see huvitav mõte, et äkki vanem poeg oli rohkem kadunud, sest et ma vaatan seda näidet, et kui 2 inimest on kirikupinkide vahel ja mõlemad põlvitavad ja nutavad, siis tundub, et väliselt võib tunduda, et need on täpselt nagu sama, teevad sama tegevust mõlemad nagu, aga nende motivatsioon võib olla täiesti erinev. Üks nutab, sest et ta tunneb, et Jumal võtab mind tagasi koju ja teine nutab, et Jumal vaata, ma nutan, et siis ma olen nii tubli ja siis ma kuidagi olen nagu sinu ees õige. Et sama tegevus, täiesti erinev motivatsioon nagu. Et Jumal kindlasti igatseb pigem seda südant, et Jumal, nagu sükest, et Jumal, ma tahan sinu juurde tulla, mitte nii väga, et Jumal vaata, kui tubli ma olen. Ta ei ole kunagi igatsenud seda motivatsiooni.
vahel vist ongi see, et tegelikult me tajume selle armu suurust sellest siis rohkem, kui me olemegi rohkem andeks saanud. Või et kui vahel nii-öelda me oleme olnud seal nagu see vanem poeg kodus ja ta ei tunnegi, et ta on midagi halba teinud või ära olnud ja käske ja on ta ju ka järginud. Et kuidagi, miks seda nooremat poega nüüd niimoodi tõstetakse, et vahel ongi see, et kui me oleme ära käinud, siis me oskame tegelikult nagu hinnata rohkem seda, mis meil on antud. Aga kirjutage veel, kirjutage, et saate ise lugeda, me võib-olla kõik asjad ei jõua ekraanile, võib-olla kõik asjad ei jõua meie, ei saa kommenteerida, aga te saate ise lugeda ja ma arvan, et see on kindlasti põnev. Ma ise küsiksi veel, Kätlin, sinu käest, et kas, mida see siis kaasa toob ikkagist, et kui see noorem poeg tuleb koju, et ta ju ei jää enam sinna sigade juurde, et mida see kaasa toob tema elus, kuidas ta hakkab käituma või kuidas see praktiliselt midagi muudab? See koju tulek. Jah, no kui me räägime siis koju tulekust kui nii-öelda Jumala riiki elama asumisest, et tegelikult ongi, et kui me nii-öelda ei kutsu Jeesust enda riiki, vaid siis Jumala riiki, siis me saame Jumala lasteks ja meie kodu ei olegi enam siin maailmas. Et Jeesus tegelikult väga paljudes piibli kirjakohtades ju räägib sellest, et te ei ole enam maailmast, te ei ole siit maailmast, nagu tema ei ole siit maailmast. Ja isegi Filippi 3.20 ütleb, et meie kodupaik on taevas, kus me ootame päästjad. Et see on ilmselge nagu viide sellest, et see, kui meie siin igapäevaselt tegeleme, see ei ole enam meie kodu. Ja ma usun, et me kõik tegelikult ju saame aru, et see maailm siin ei ole alati täis armastust ja headust. Ja et paratamatult õnnetustel ja kurbusel on siin oma koht. Aga kui me võtamegi näiteks, ma arvan, et me mõistame seda, et maailm ei ole alati ohutu paik praeguse eriolukorra ajal võib-olla paremini kui kunagi varem, et ega ilma asjata meil ei ole öeldud, et püsige kodus, sest et nii on tegelikult sulle ohutum. Ja riik on ju tegelikult meile, või riigi poolt on meile antud ju juhised, kuidas käituda, kui me oleme kodust väljas, et see oleks meile ohutum. Ja see ei ole kuidagi ju selleks, et meid tegelikult piirata või et meie elu läheks kuidagi kehvemaks, et nüüd te ei saa teha pooli asju, mida te ennem saite, aga see on tegelikult meie kõigi, meie rahva ja meie igaühe huvides, et me püsiksime tervena ja kaitstuna. Ja nüüd mõtlengi, et Jumal, kes on justkui meie isa, ta on meie kodus ja ta teab, et meie peame igapäevaselt toimetama siin maailmas oma turvalisest kodust tegelikult ju väljaspool, siis ta on andnud meile samamoodi juhised, et kuidas siin tegutseda. Ja need juhised on tegelikult ju kirjas piiblis. Ja mulle tundubki, et Jumal ei ole ka, kuigi nagu mõnele tundub, et alati sellised juhised ja reeglid ja käsud on selleks, et midagi piirata või kuidagi meie vabadust ära võtta, siis tegelikult on ju Jumal selle eelkõige andnud meile selleks, et meid kaitsta ja tervena hoida. Ja mis siis nagu, kui me teame, kui me riigi seadused ei täidas, juhtuvad teatud asjad, aga mis juhtub, kui me neid Jumala juhiseid ei täida? Jah, no kui me võtame, et tegelikult need eesmärk on kaitsta ja hoida meid tervena, siis ilmselgelt võib juhtuda see vastupidine. Et nagu me oleme näinud siis, ja uudistest lugenud, siis ka eriolukorra ajal on neid, kes nii-öelda trotsivad neid reegleid ja mõtlevad, et need on kasutud ja liiga piiravad ja ranged. Aga tegelikult me oleme näinud, et sellel on ka tihti omad tagajärjed. Ja mulle tundub, et nii-öelda Jumala juhiste järgimisega võib olla täpselt samamoodi, et sellel on tagajärjed, aga võib-olla lihtsalt kahesugused. Et ühed on need nähtavad tagajärjed ja kogetavad tagajärjed. Siin meie ühiskonnas me võime ju näha, kui palju on tegelikult katkiseid perekondi, purunenud abielusid, tegelikult terrorismi ja selles mõttes, et need on võib-olla need sellised karmimad näited, aga ma arvan, et igaüks meist on ju kogenud valu või haiget saamist elus ja ma usun, et iga selle taga on tegelikult väike patt, väike või suurem patt ja tihti vahel see võibki olla lihtsalt sellest, et keegi on kas emotsiooni pealt midagi välja öelnud või lihtsalt valesti käitunud ja need on väga igapäevased asjad, aga tegelikult see teeb meile haiget. Et need on need nähtavad asjad, aga mulle tundub, et on midagi, mida me kohe võib-olla niimoodi ei näe ja see on see, mis toimub vaimumaailmas, et Roomlaste 6.23 ütleb piiblis, et patupalk on surm. Ja kui me loemegi piibli esimest osa Vana Testamenti, siis seal me ju näeme, et tegelikult, kes ikka seadust ei järginud ja astus sellest üle, siis ta pidigi füüsiliselt surema. Aga mulle tundub, et mul on nii kergendav seda öelda, et see ei ole sõnum, millega ma praegu pean lõpetama.
ja see ei ole see karm koht, mida ma tahan sulle täna jätta, vaid tegelikult sellel on lahendus ja Jumal on saatnud oma poja Jeesuse meie eest surema kõigi nende meie tehtud pattude eest, et meil võiks olla elu. Johannese 3.16 ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks, vaid et tal oleks igavene elu. Et kui me vaatame seda lugu, siis Jumal on see isa, kes hoiab kodu uksed lahti. Ta ootab sind koju, ükskõik kus sa seal kaugel maal oled. Võib-olla sa isegi ei mõtle veel koju tagasi mineku peale, alles kulutad oma seda varandust ja naudid täiel rinnal elu. Aga isa ootab kodus. Ta tahab sulle anda seda uut kuube ja öelda, et kõik, mis on minu, on sinu. Aga võib-olla lihtsalt meie oleme need, kes ei ole teinud seda otsust ja veel tahtnud seda vastu võtta. Kui me seda teenistust nii-öelda programmi kokku panime, siis meil oli üks väga selge igatsus, et täna kas või üks inimene tuleks tagasi Jumala juurde, tuleks tagasi koju. Et võib-olla sa oled sina. Me mõtlesime, et kas need vanad kristlased võiksid saada hea sõnum, et nad on motiveeritud, siis okei, täna ei ole see päev, vabandust, enamus võib-olla need inimesed, täna ei ole see päev. Teie jaoks on teine kord. Või siis mõni inimene esimest korda leiab Jumala. Amen, tore kui leiab. Aga meie fookus on täna, et kui keegi on olnud Jumala juures, aga ta on millegipärast kodunud ära läinud, et ta tuleks tagasi. Et täna on sinu päev. Et see on meie igatsus. Et mulle tuleb nii meelde see üks laul, mille nimi on Metsik armastus ja seal on kirjeldatud isa südant. Isa süda on keegi, kes tahab sulle tulla järgi, kus iganes sa oled. Nagu noorem poeg oli seal sigade juures. Võib-olla sa ei ole üldse halvas kohas, aga isa süda igatseb sind. Et kas te oleksite nõus laulma lihtsalt seda preachi, et siis rahvas kuuleb ära, millest ma räägin? Jah. Pole liiga kauget paika, kuhu sa ei tuleks mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks mu südant otsides. Pole liiga kauget paika, kuhu sa ei tuleks mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks mu südant otsides. See on nii võimas sõnum. Et see sõnum minu arust, et isa süda on selline, et ta tuleb sulle järgi igale poole. Et minu arust üks asi veel, mis mul sellega seostub, on see, et mu küsimus, et mida see vanem vend oleks siis pidanud tegema selles loos, et ta oli suht halb vanem vend, aga kui ta oleks olnud isa südame järgi, nii nagu see laul ütleb, et isa süda on selline, et kui ta oleks olnud isa südame järgi, mida ta oleks teinud selles loos? Ja ma arvan, et ta oleks läinud oma nooremale vennale järgi. Et ta ei oleks istunud seal kodus teinud oma asju. Ta oleks küsinud isa käest, isa, kas ma võin minna otsida noorema venna üles ja kutsuda teda koju? Ja ma arvan, et isa oleks olnud super rõõmus, kui vanem vend oleks seda teinud. Ma arvan, et kui sina tunned ära, et sa võib-olla oled see vanema venna nii-öelda olukorras praegult, siis meie roll, kui me tahame olla isa südame järgi, on minna nooremale vennale järgi. Et ma palun, et me laulaks uuesti seda sama preachi, aga me muudaks natuke laulu sõnu. Et kui sa oled saanud isa armastust tunde, saad isa südame järgi olla, siis kujuta ette, mitte lihtsalt isa ei lähe järgi sulle, vaid sina lähed järgi nooremale vennale ja laula neid laulusõnu selliselt. Et ma annan uuesti teile korra. Pole liiga kauget paika, kuhu ma ei tuleks su südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida ma ei murraks su südant otsides. Pole liiga kauget paika, kuhu ma ei tuleks su südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida ma ei murraks su südant otsides. See põhjus, miks ma tahtsin selle näite tuua praegult, on see, et võib-olla sa ei taha tulla tagasi kogudusse
sa tead, et Jumal on hea ja tema annab sulle andeks. Aga sa võib-olla kardad neid vanemaid vendasid, sa võib-olla kardad mõnda koguduse liiget, kes ütleb sulle, no kus sa siis olid, mis pattu sa siis vahepeal tegid või mis elu sa siis vahepeal elasid. Siis ma julgen öelda, kui ma näen mosaiikkoguduse inimesi, siis ma näen, et nad ei ole sellised. Ma tean, et nende süda on tegelikult nagu on isa süda, kes igatsevad lihtsalt, et sa tuleksid tagasi. Meil ei ole nagu kiirelt hukka mõistu. Et ära karda isa, ära karda vanemat venda, sest et nad mõlemad on Jumala südame järgi. Mitte selles loos, mis piiblis on, aga ma arvan, et selles loos, mis täna siin meie koguduses vähemalt on. Igatseme, et sa tuleksid tagasi. Ma teen sulle ühe väljakutse. Et täna, ennem kui sa lähed magama, siis pane põlved maha voodi äärele ja koputa Jumala riigi uksele. Koputa lihtsalt. Jumal, siin ma olen, lase mind sisse. Lase mind tagasi koju. Ja piibel julgustab, kes koputab, sellele avatakse. Et ma võiksin teha väljakutse, et võtta kiiresti meiega ühendust, ma annan oma numbri, aga point on see, et sa ei pea tulema minu kuningriiki tagasi või mosaiikkoguduse kuidagi kuningriiki või mis iganes see ka ei oleks. Sellist asja ei ole, aga me ei kutsu sind enda juurde tagasi, me kutsume sind Jumala juurde tagasi ja esmalt on oluline, et sa läheksid Jumala juurde. Nii et täna õhtul, ennem kui sa lähed magama, koputa Jumala uksele, ütle Jumal, ma tahan tagasi tulla koju. Ja võib-olla sa ei ole seda kunagi teinud, sa mõtled, ma ei saa tagasi tulla. Siis tea, et Jumal on sind loonud. Isegi see on tagasi minek, kui tagasi tulek koju, kui sa ei ole kunagi selles elus olnud Jumala juures. Tee see asi. Ja kui sa tunned, et sa tahad võtta ühendust kellegiga meie seas, siis kas tuleb praegu ekraanile meie koguduse e-mail? Võib-olla ei tule. Tuleb, väga lahe. Et sa võid saada meile kirja, me võime sinuga suhelda, sa võid küsida midagi või võime kokku saada, mis iganes. Aga eelkõige, et sa pöörduksid Jumala poole. Mul sai vist sõnum otsa. Ma arvan, me võiksime ülistada edasi selle sama lauluga, aga nüüd siis juba salmi osast ja minna Jumala ette. Silmad nägid mind enne kui sündisin. Mu vastu sa alati olnud hea. Mu peale mõtlesid enne kui hingasin. Mu vastu sa alati olnud hea. Su ülevoolav igavene metsik armastus, see jätab ühe eksind lamba pärast maha mu. Ei suuda eales tasuda sulle sinu heldet ohverdust. Su ülevoolav igavene metsik armastus. Sa võitlesid mu eest, kui olin sinu vaenlane. Kui mu vastu sa alati olnud hea. Leidnud endad väärtust, siiski maksid kõik mu eest. Mu vastu sa alati olnud hea. Su ülevoolav igavene metsik armastus, see jätab ühe eksind lamba pärast maha mu. Ei suuda eales tasuda sulle
sinu heldet ohverdus. Su ülevoolav igavene metsik armastus. Kauget paika, kuhu sa ei tuleks mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks mu südant otsides. Pole liiga kauget paika, kuhu sa ei tuleks mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks mu südant otsides. Pole liiga kauget paika, kuhu sa ei tuleks mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks mu südant otsides. Pole liiga kauget paika, kuhu sa ei tuleks mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks mu südant otsides. Su ülevoolav igavene metsik armastus. See jätab ühe eksinud lamba pärast maha muud. Ei suuda eales tasuda sulle sinu heldet ohverdust. Su ülevoolav igavene metsik armastus. Tahan kõiges usaldada sind. Ma usun, juhib mind su käsi. Ma tean, sa kutsud tundmatusse mind ja lubad selles kanda läbi. Sinu tõotustest ma hoian kinni. Sinuga ma võidan vaenlased, ka siis, kui 10 000 minu ümbert langeb. Sa oled minuga ja mina sinuga, ka siis, kui langeb tuhka minu ümbert hangeb. Kui vahel raske võitlus hinge poeb ja sinu vaimu häält ei kuule, kui puhkab minu lootus enesel ja palvevaevu jõuab sulle, sinu tõotustest ma hoian kinni. Sinuga ma võidan vaenlased, ka siis, kui 10 000 minu ümbert langeb. Sa oled minuga ja mina sinuga, ka siis, kui langeb tuhka minu ümbert hangeb. Sinuga ma võidan vaenlased, ka siis, kui 10 000 minu ümbert langeb.
sa oled minuga ja mina sinuga. Ka siis, kui langeb tuhka minu ümbert hange, sa oled minuga, ma tean, sest oled lubanud. Sa oled minuga, ma tean ja olen kogenud. Sa oled minuga, kui tunded on ka kadunud. Sa oled minuga, ma tean, sest oled lubanud. Sa oled minuga, ma tean, sest oled lubanud. Sa oled minuga, ma tean ja olen kogenud. Sa oled minuga, kui tunded on ka kadunud. Sa oled minuga, ma tean, sest oled lubanud. Tänu sulle su tõotuste eest. Kiitus, tänu lootuse eest. Tänu sulle su tõotuste eest. Kiitus, tänu lootuse eest. Tänu sulle su tõotuste eest. Kiitus, tänu lootuse eest. Tänu sulle. Tänu sulle su tõotuste eest. Kiitus, tänu lootuse eest. Sa oled minuga, ma tean, sest oled lubanud. Sa oled minuga, ma tean ja olen kogenud. Sa oled minuga, kui tunded on ka kadunud. Sa oled minuga, ma tean, sest oled lubanud. Sa oled minuga. Sa oled minuga. Sa oled minuga. Sa oled minuga. Tänu Jeesus sinu armastuse eest. Aamen. Amen. Aitäh teile, kes te vaatasite, kes te kuulasite, eriti nendele, kes kaasa mõtlesid. Meil on paar teadet ka. Ärge minge ära, pidu läheb edasi. Linki peaksite te nägema. Tuleb ka kommentaaridesse, juba tuli. Ekraanil ilmub ka. Igal juhul see on selline üle 2-meetrine pidu. Need, kes kodus koos on, te võite ka ilusti 2-meetrised vahed võtta. Kui teid on 2 tükki koos, siis nii on hästi, rohkem on mingi eemal. Võtke teine seade välja. Igal juhul, meil on virtuaalpidu. Ja me tahame rõõmustada kõik koos. Kõik on oodatud. Ja kõik on kutsutud ka. Küll te üles leiate. Peale selle, meil igal pühapäeval on kogunemised üle linna. Ja eriolukord on, siis koguneme üle linna internetis. Imeline, kes pole. Need lingid on ka olemas. Me ei hakka neid siia postitama. Mitte, et need saladus oleks. Lihtsalt läheb sassi. Selleks, et te saaksite kursis olla mosaikkoguduse tegemistega, kõige lihtsam oleks liituda meie e-posti loendiga või meililistiga. Saatke lihtsalt kiri mokko@mokko.ee, te tahate liikmeks saada ja kõik imeväel tuleb kohale. Mis teil kodus ikka muud teha, sest te ju püsite kodus või tulete koju tagasi ja see on tore. Meil on ka tegelikult palvõhtud olnud igal õhtul juba üle kuu aja. Kas need edasi jätkuvad ka, sõltub sellest, kui kiiresti eriolukord ära lõpeb. Aga te olete sinna ka alati oodatud. Meil on Facebooki grupp,
mosaiikkogudusega seotud inimesed, otsige see üles, vaadake Facebookist ka mosaiikkoguduse lehte. Aga see kõik info on olemas nii Facebookis, meie kodulehel moko.ee või siis lihtsalt, nii nagu Toomas ütles, kui sa tahad suhelda, siis kirjuta meile moko.ee. Aga võta see väljakutse vastu. Pane täna õhtul põlved maha. Mis sul kaotada on? Aitäh, et sa oled olnud meiega, ma loodan, et sa jääd meiega edasi. Aga selleks, et ilusti asja kokku võtta, ma tahan palvetada. Läheme koos Jumal ette. Jumal, ma tänan tänase päeva eest, ma tänan selle eest, et sina oled meiega. Ja sina oled meiega nii päeval kui öösel, kui me oleme üksinda, kui me oleme koos. Sina ei tunne vahesid ja sina ei tee vahet. Sina oled meid kõiki armastanud ja sa ootad meid tagasi koju oma juurde. Issand, sinu süda on nii suur ja see igatseb meid, igat ühte. Sa oled meid kõiki kutsunud. Jumal, me teame, kui rõõmsaks see teeb, kui keegi pöördub tagasi sinu juurde. Issand, me tõesti palume, et inimesed saaks julgustust sellest, mis me täna oleme rääkinud, et see oleks neile meeldetuletuseks, issand, et sina oled armastav isa. Ja sa ei mõista hukka, sa ei mõista kohut selle üle, mis on tehtud, vaid sa tahad lihtsalt inimeste südameid saada. Issand, ja anna andeks, kui me tegime midagi valesti, ütlesime liiga palju, ütlesime liiga vähe. Aga sinu armu läbi oleme me kõik õigeks mõistetud, issand, ja puhtaks pestud. Kalli vere hinnaga. Aitäh sulle selle eest. Ma palun, et sa õnnistaksid algavat nädalat. Oleksid iga ühe meiega. Issand, kingiksid tarkust meie riigi juhtidele, kogudustele üle Eestimaa, issand, kes peavad selle olukorraga toime tulema. Ja võib-olla see on alles algus, Jumal, me ei tea, mis sees on. Aga me tahame eriti palvetada ka nende eest, kellel ei ole kodu, kuhu tagasi pöörduda. Või see koju tagasi pöördumine on keeruline või raske. Või need ei julge seda teha, issand. Aga me teame, et sinu kodu, sinu taevane kodu on eriline paik. Ja see võib olla ka siin meie keskel, issand. Me palume sinu ligiolu nendele, kes on vaevatud, kes on kimpus haigustega. See on tule lihtsalt lähedal. Kingi oma jõudu ja värskust nendele eesliini töötajatele, kes peavad kriisidega tegelema. Kingi meile igale ühele tarkust, Jumal, märgata abivajajat ja olla toeks. Olen tõesti need ligimesed, need isad selles loos, kes ei vaata valele või tehtule, vaid rõõmustavad koos rõõmsatega ja nutavad koos nutjatega sellepärast, et Jumal, sina oled hea ja sina tahad meid kõiki saada oma ligi. Aitäh sulle selle eest. Tänan palume Jeesuse nimel. Amen. Aitäh teile. Näeme varsti jälle.